Juba hommiku varatundidel oli näha sagimist ja kuulda võidukaid hõikeid Neeme külaplatsilt. Toimus pika traditsiooniga iga-aastane kogu küla Neeme kalurite päev, kuhu olid oodatud ka külalised, kellel on ühine ajalugu või tahtsid olla osa Neeme rahvaga. Ürituse peakorraldaja oli MTÜ Neeme rannavalve selts, kes võttis lõviosa vastutusest enda kanda. Kaitseliidu Tallinna Malevaorkestri saatel alustati meeleolukat rongkäiku sadamasse, kus külavanem Signe Valdman avas kaluripäevad 2024 ja liiguti edasi sõudmisvõistlusega, kus sai ennast panna proovile. Tähistame täna oma 44. kalurite päeva. Kas ta on täpselt 44, selles ei saa päris kindel olla, oleme kokku leppinud, et on 44, sest eelmise aasta grillfestil tundus, et oli 43, seega jätkame siit. Lähevad päris hästi, võib-olla natuke võivad seal poid ette. Ja juba läksid võistlusesse esimesed sõudjad, kes pidid läbima üsna pika distantsi aja peale, et tulla võitjaks. Iga ürituse korraldamine on paras väljakutse tegijatele, aga see ei vähenda sugugi tahet ja soovi korraldamises kaasa lüüa. Üllatusliku ja parima maitse elamuse sai külastaja marineeritud räimedest, mida sadamas pakuti ja soovijal oli võimalik valmistamine selgeks õppida koha peal. Teinekord tuleb parem ainult soolaga ei tasu väga friisa. Eriliselt ollakse tänulikult vabatahtlikele, kelle abi on hindamatu. Lähed mingi konkreetse teemaga, näiteks sellel aastal meil oli see, et kuna külade eelarve on alati selline üsna kitsas, ürituste korraldamisel ja lõviosa läheb ju bändidele ja kõik igasugustele suurtele kuludele, siis päevajuhiks reeglina nagu nii palju eelarvet meil ei jää, kui võib-olla professionaalse päevajuhi palkamiseks vaja oleks. Panime külagruppi kuulutuse, et kui sina oled oodanud enda võimalust praegu tulla ja särada ja anda oma vabatahtlik panus siia meie kogukonna suvise suursündmuse toimimisse, siis palun anna endast märku. Ja ma arvan, et vähem kui tunni ajaga oli meil 2 inimest olemas, kes mõlemad tundsid, et nad tahavad anda endast midagi. Ei tule selle peale, et küsida, et kas sa saad sellega aidata. Tegelikult on inimesed hea meelega valmis aitama, et siin on ikkagi väga suur meeskond, vabatahtlik meeskond taga, kes aitavad seda kõike korraldada. Tegevusi ja lusti jagus kogu pikaks päevaks. Lapsed said osaleda erinevates mängudes ja Neeme rahvamaja taga esitati teatrinäidendit. Kunagi olid peod hommikuni või päikesetõusuni, need kalurite päeva peod. Kuigi nad olid omamoodi väga lõbusad, et ei läinud asjad käest ära. Et see oli jälle rääkimist pärast pikalt ja nalja kui palju. Siin on need loosi märgid alati hästi sellised sümboolsed, nende lestakalakujulised ja hülgekujulised, et nad on nii fännid, alati iga aasta tahavad neid osta, et see loos või see võit ei ole üldse oluline, et peaasi, et selle märgi saaks, et see on nagu nii tore näha. Kust kohast olete tulnud siia? Ega me oleme siit samast, 10 kilomeetrit eemal, ega me väga kaugelt ei ole. Ürituste korraldamisega tuleb ette ka ootamatusi ja nii juhtus vahetult enne kalurite päeva algust kui ka ürituse ajal, millest rääkis meile Signe Valdman. Minut enne kalurite päeva avamist selgub, et meil on elektriga probleeme, et meil ei ole üldse elektrit ja küla pealt oleme kiirelt leidnud siis kohaliku elektriku, kes on meile aidanud selle olukorra ära parandada. Rongkäigu jaoks oli lippe vaja
ja lipud on olnud kõik see 7 aastat kogu aeg ühes kohas, aga seekord selgus, et kuna paar nädalat tagasi oli laager käinud Rahvamajas ja need lipud olid pandud koolidirektori kabinetti ja võti oli ainult direktoril ja direktor sõitis Kuusalust kohale ja tõi meile selle võtme, et kõik laheneb alati. Iga-aastasel üritusel kuulutatakse ka välja kauneim kodu Neeme külas ja seekord tuli võitjaks vana kalakõrts, millest on võimatu mööda minna, sest see on nagu magnet küla keskuses. Aga see auhind oli meile täielik üllatus, et inimestele ka nii palju meeldib, et me saime küla kõige kaunima selle. See oli meile tõeline üllatus, ütleme ausalt. Et võttis kohe mõtlema, et mis... Võttis mõtlema, jah. See on väga üllatav. See on alati hea saada. See on väga tore. Väga hea. Aga rohkem sõnu ei ole. Kaluritepäev 2024 toetajad ja loteriauhindade annetajad. Jõelähtme vallavalitsus, Vana kalakõrts, Neeme pood ja kohvik, mererestoran Koho, Neeme sadam, Kadriga koos OÜ, Eli OÜ, Neeme küla kutseline kalur Peeter Mahlapuu, kapten Tõnu Vaher, kapten Erki Mikkelson, perekonnad Weber ja Roop, üksikisikud Taivo Virve ja Raul Nappa. Valgusmeedia toodab kohalikke uudiseid ja kajastab erinevaid sündmusi. VM24 uudised on projekt, mis ei ole rahastatud ega toetatud ühegi omavalitsuse poolt, mida ekslikult arvatakse. Minu elust lahutamatu osa. Tegemist on oma algatusega, seega nii sisu kui formaadi üle otsustab tootja, mis lepitakse kokku tellijaga.